Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja näitan teile, kuidas GoSoapBox keskkonnas tegutseda. Tegemist on siis sellise tagasiside saamise keskkonnaga, mida on siis hea kasutada õpilastega, kellel on näiteks nutitelefonid või tahvelarvutid, et ma saan nagu arvutiklassi minemata kogu aeg korjata õpilaste tagasisidet. Ja kõigepealt siis väike ülevaade keskkonnast, et asub see siis aadressil www.gosoapbox.com ja avalehel ma saan siis vaadata natukene siis, kes kasutavad seda, et paljud ülikoolid ja nii edasi ja näiteks nüüd siis koolide jaoks on kuni 30 klassid tasuta. Et kui ma tahan suuremate klassidega kasutada, siis ma peaksin maksma. Ja võtame siis, vaatame väikse tuuri ka ja teeme konto. Et mida see keskkond siis võimaldab? No näiteks võimaldab ta saada pidevalt õpilastelt tagasisidet, kas nad saavad aru või ei saa aru. Et nad saavad kohe niimoodi vajutada ühe nupu peale ja siis selgub, et ahaa, ma pean midagi selgitama. Siis võimaldab teha ta selliste küsimuste-vastuste väikest foorumit, teha polle, luua teste ja siis on olemas seal ka palju seadistamisvõimalusi, et ma saan seal määrata, et mida ma parasjagu siis kasutan. Siis saab määrata ka seda, et õpilased on anonüümsed ja saab ka Excelis oma tulemused alla laadida. Ja kui ma tahan siis konto luua, klõpsan Get Started Now, pean siis panema oma nime, meiliaadressi ja salasõna. Ja mina nüüd olen juba endal konto teinud, siis kui ma klõpsan selle Join in või Sign in, siis ta viib mind esialgu sellisele lehele, kus ma peaksin siis panema juurdepääsu koodi, kui ma oleksin näiteks õpilane, aga mina klõpsan Sign in, sellepärast et mina tahan siis minna sisse õpetajana. Ja kui ma olen siis selle saanud, siis esilehel on mul näha siis, et kellena ma olen sisse loginud ja siin siis luuakse nõndanimetatud sündmuseid, et mul on siin praegu 2 näitesündmust, siis mulle öeldakse, et minul on selle väikse klassi plaan, et ma saan kasutada kuni 30 õpilast. Siin samal esilehel ma saan siis ka muuta oma salasõna või siis välja logida.